Läheb lahti, show läheb kohe lahti. Tere, Jagast Eeline. Tere ka minu poolt. Et me siit Evemaa Rahvavabariigi televisioonist sind jälle tervitame. Et ametlik nimetus, mida ÜROs teatakse, on küll veidi teine, aga eks neid nimetusi võib alati vahetada, et see ei ole probleem. 90-ndatel oli käinud Ameerika maal üks ajarändur. No me ei tea, kas see jutt päris tõene on, eks ole, või on tegemist interneti väljamõeldisega. Aga selle tegelase nimi oli John Titor. Ja vaat John Titor rääkis paljusid asju, väidetavalt kohtus ka iseendaga, iseenda noorema versiooniga või parema versiooniga. Ja ühte asja ta ütles, mis tänapäeval on läinud tõeks saanud. Ja see oli nimelt see, et ta ütles, et tulevikus, lähitulevikus saab olema nii, et igal ühel on oma televisioon ja tavatelevisiooni keegi ei vaata. No see paistab, et see nii on. Tõsi, me oleme aeg-ajalt inimestel ikkagi seda ETV-d või rahvustelevisiooni soovitavad vaadata, sellepärast, et siiski seal midagi näidatakse. Aga kahetsevalt jah, need kommertskanalid, kes veel selle eest tahavad vist mingit raha saada, et sa nende reklaame seal vaataksid, et nagu neid ei näeks internetis piisavalt või kuskil YouTube'is. Muide need reklaamid, mis siin jooksevad meie juures, meie neid ei pane, nii et mingit kasu me sellest ei saa, et nii lihtsalt on. Et ei maksa selle pärast siis meelt heita, et küll see tähtis informatsioon ka peale reklaami tuleb. Nii, aga ma tahtsin veel öelda seda kommertskanalitega, et meid pole tükil ajal nüüd näha olnud, ma loodan, et te olete meid mujal näinud. Et igal erinevates kanalites oleme me ilmunud, kes otsib, see leiab, ütleb vana sõna. Et siin ühe kommertskanalis pakuti ka, et me tutvustaksime enda seisukohti. Aga kahetsevalt see saade võib-olla päris see voog, mis nagu eelnevates saadetes on seal näha olnud, ei olnud päris selline, mis vastaks nagu meie ootustele ja meie, ütleme, ka nõudmistele. Et mõte on ikka selles pooles, et kogu aeg üles, up. Ja ikka aina paremat inimest luua maailma. Nii et võib-olla see saade ei olnud kõige parem ja teine asi, see saade ükskord või see sama kanal ükskord ühe meie heale tuttavale tekitas probleeme. Ja päris nii see ei ole, et ise. Et me mäletame väga hästi, meil on pikk mälu ja meie järglane ütleb, et me ei unusta ega andesta. Mina ei tea, kas ta ütleb seda etteheitena või on see kompliment. Jah, õieti aru ei saa. Aga riigi jutu peale veel nii palju, et riik on selline väljamõeldis. Me oleme ju kõik nõus sellega, et sellist asja faktilises maailmas ei eksisteeri. Kes sellest aru ei saa, tänapäeval seda on nüüd räägitud ikka väga palju. Muide seesama, keda siin kirjutakse, see Harari on ju. See räägib täpselt sama kuulake, ta ütleb, et riik, eks ole, et see on story. Ta ei kasuta sõna fiktsioon, mida meie kasutame, on ju. Aga ta kasutab sõna story, lugu, eks ole. Ta tegelikult inimesed, kes seal pool on, kes räägivad, nad nagu saavad asjadest aru. Et võib-olla tõesti kõik nende ideed on väga, ei ole sellised, nad on raskesti vastuvõetavad, eks ole, ja väga radikaalsed on ju. Ja teine on see, kelle isa see SS-vend oli see Schwab, eks ole. Just. Schwab on ju öelnud, et praegu on kapitalism on läbi. Nüüd on nutikate ajastu. Vot, just. Nutikate ajastu on algamas. Nutikate ajastu. Ja mis need muud nutikad on, kes oskavad siis enda asju ajada, on ju. Ja sõltuvad ta sellest, mis tulemas on, et kas sularaha ära ei kaotata, on ju. Aga need lihtsalt tehakse soodustusi, nagu praegu on, et tõmbad selle kaardi läbi, eks ole, siis saad soodustust, on ju. Et sularaha ära ei kao, aga need inimesed, kellel on siin mõningad tehingud tehtud, on ju, ei tea, millal need laekumised on, aga fakt on see, et ühel päeval nad tulevad. Seal ei ole mitte mingit varianti, on ju. Nii et need asjad muidugi ei huvita, et kas sa maksad telefoniga või maksad kaardiga või vahet ei ole. Aga see selleks on ju, tegelikult see ei ole tänane teema on ju.
tegelikult me tahtsime teid tervitada ja selle riigi peale öelda ühe sellise, kas sa mäletad seda, kuidas see ütlus on, mis asi see riik võiks olla, neid termineid on palju, aga miks luuaksegi üldse riik, eks ole? No riik luuakse, et stabiliseerida erinevate sotsiaalsete gruppide püüdlus ühiskonnaelu korrastamiseks õiglasel viisil. Inimest paneb tegutsema soov rahuldada mingit vajadust. Kui seda ei suudeta, läheb madinaks. No madinaks võib minna, ma nii palju parandan sind, et see ühiskonnaelu mitte korrastamiseks, Eestis on teda korrastamiseks vaja ja uut riiki, aga korraldamiseks on see korrektsem sõna, eks ole, et kuidas ühiskond on korraldatud, on ju, nagu me oleme seletanud, on, et osad inimesed on need, kes väärtusi loovad ja osad on need, kes ei loo väärtusi. Osad on täisparasiidid on ja osad on siis loodud selleks, et neid inimesi, kes väärtusi loovad, et neid aidata ja remontida neid ja see me oleme sellest rääkinud. On ju. Kahetsevalt loomulikult on praegu käimas hoopis selline protsess, et ei ole mitte need inimesed tähtsad, kes väärtusi loovad, vaid need, kes samamoodi kuskile kaamerasse räägivad, on ju, ja siis mingisuguseid oma tühiseid mõtteid avaldavad. On ju. Need miskipärast kutsutakse neid sisuloojateks, on ju. Mis sisu nad loovad või mis on see nagu nende eelnev maailma tajumine olnud. Tavaliselt neil ei ole mitte midagi, on ju. Ja see on päris hirmus, et inimesed neid jälgivad ja mõni on ju mingi noor, eks ole, mingid 12-13 aastat hakkavad sisuloojaks ja siis teised samasugused teda vaatavad ja mõistmata, et see sisulooja tegelikult ka vastutab selle eest, mida ta suust välja ajab. Nii et võib-olla oleks aeg nüüd natukene võtta sisuloojateks need inimesed, kes räägivad näiteks, kuidas nad loovad, kuidas nad maju ehitavad või kuidas piim tuleb lauale või midagi sarnast, on ju. Et need tühised inimesed, kes ainult räägivad, kuidas punne pigistada või ma ei teagi täpselt, mida nad räägivad, et äkki see aeg nüüd võiks mööda saada, on ju, ja vanemad võib-olla ka võiksid rohkem vaadata, mida nende lapsed teevad ja mida nad vaatavad. Sä sulle, kas sa lõpetad selle sisu loomise jama ära? Aga lähme nüüd natuke tõsisema asja juurde. Eelmine kord me rääkisime sellisest uraanist ja kui meie saade oli ja olukord on läinud pinevaks, nagu ta on. Aga siin hiljuti oli Šveitsis oli mingi kogunemine, praegu meil on juuni 2024, kus siis öeldi, et kas siis see Poola mingisugune aktsiaselts Poola Vabariigi juhataja või president on ju, ütles, et Venemaa tuleks tükkideks jagada, on ju. See on selline huumorivaldkonda kuuluv tekst. Esiteks ei lase seda venelased teha, on ju, miks nad peaks seda laskma. 90-ndal oleks see oligarhide abiga läbi läinud, aga siis seda ei lastud teha. Ja kes ei lasknud ameeriklased ei lase seda nüüd ka teha. Mida? Miks ameeriklased seda ei lase teha? Põhjus on väga lihtne. Kütuse probleem on, uraani probleem on. Ja ameeriklased ei suuda ise seda, nende enda seda uraanimaaki rikastada, et saada kütut, elektrit. On ju. Idarannik vist on enamus ameeriklastel on venelaste uraani peal. Ja jälle inimesed ei saa aru, räägivatakse mingisugusest rohepöördest ja roheliikumisest. On ju. Sakslased panid oma tuumajaamad kinni, miks nad panid neil kästi panna. Samamoodi lõpetati ära Fukushima, sest lihtsalt ei ole kütet. Ja praeguste eestimaalaste jutt, et hakkame siia tuumajaama ehitama. Ja hakkame tuumajaama. Seda ei lasta läbi. Seda ei lasta läbi just põhjusel, et milleks peaks olema, praegu peaks olema umbes meie andel siia sinna 500 toimivat reaktorit maailmas. Ja miks peaks üks suu veel olema selle laua ääres, kus ei ole nagu kütet nendele reaktoritele. Ka 90-ndate tuumapeade nagu vähendamine kutsuti desarmeerimiseks ja et rahu oleks maailmas ja see kõik on tegelikult suur PS. On ju. Küsimus oli selles, et saada sealt tuumapeadest uraan kätte ja et oleks võimalik elektrit toota. Jah, elektrit toota. Idarannik on minu arust, ma ütlesin vist 50% peal, eks ole. Et ilma venelaste uraanita ei pea Ameerika aatomitööstus 1 aastat ka vastu. Maksimaalselt aasta.
ja see tähendab seda, et kui peaks olema selline jutt, lapsemeelsed siin räägivad lugusid, et Venemaa tükkideks jagada, siis see paljud need rikastumistehased, et mitte öelda tähtsamad, asuvad uurete tagas Siberis. Ja sealt, kui peaks Venemaa nõrgaks juhtuma mingil põhjusel, siis on niimoodi, et tulevad sealt sellised, kuidas ma öelda, sellised teistmoodi näokujuga ja viivad selle tehase lihtsalt minema. Ja ongi kõik, Ameerikaga on kõik lõppenud, on ju. Nii et see plaan, et elektriautod on, kus nad seda elektrit võtavad. See jutt, et elektrit saab maa seest, me teame seda juttu, see võib kõik olla nii. Aga me räägime tänasest päevast, on ju, mis on tänase päeva nagu reaalsus, on ju. No, see uraani teema vist väga huvitav ei ole, on ju. No aga selleks ju Rail Balticut siin... No Rail Balticut tehakse selleks, jah, et saada... sest meil on seda U235, isotoop 235, mis on nagu selles puudus on maailmas suur, on ju. 238 sa elektrijaama käimas ei hoida, oi. Seda tuleb siis rikastada? Ja. See on keeruline protsess. Ja, on ju. Aga jah, uraani isu neil on, aga jaama ei lase siia keegi teha. Neid jutte ei maksa kuskil väga tõsiselt võtta, on ju. Et nii see elu on, eks ole. Nii, aga mis me oskame rääkida, et selline suvine lühike tervitus ja jaanipäev on tulemas. Jaanipäev on tulemas ja kohe algab suvi. Meid tead inimesed näevad veel 6. juulil korra, see on nüüd 2024, et kes vaatab selle 20 aasta pärast on ju, et siis võib-olla on teine kuupäev meiega kohtumiseks. Nii et me arvame, et tuleks võtta kõvasti päikest. D-vitamiini. D-vitamiini, jah, D-vitamiini. Seda läheb väga vaja, on ju. See aitab paljude asjade vastu, on ju. Muide, naiste rinnavähk ei teki mitte sellest, et paljaste tissidega päevitatakse, vaid et tarbitakse plastpudelitest. Vett, jooka. Ja just soojast, eks ole. Sealt eraldub see bisfenool A, on ju, mis on siis naissugu hormoon. Ja see... Põhjustab rinnavähki. Ja meestel ta ei põhjusta seda, meestel ta põhjustab seda, et mehed hakkavad siis teisi mehi rohkem vaatama. Nii et võib-olla on kasulikum ikkagi pudelitest, klaaspudelitest tarbida jooke. Aga samas rannas ei lubata klaaspudeleid. No, nii see elu on. Sellepärast ongi, et paljud mehed tahavad meestega sõbraks saada. Aga see selleks on ju. Siis tuleb valida varjulisem koht. Jah, tuleb valida varjulisem koht. Üldrannas. Selge see. Nii et suur suvi on ees. Võtke kõvasti päikest. Nagu me jääme selle juurde, et sellel aastal juhtub veel palju põnevaid asju. Ja noh, kui neid asju rahulikult võtta, siis nagu tavalisele inimesele see probleem ei tekita, eks ole. Ebameeldivusi, mitte suuri probleeme, on ju. Välja arvatud muidugi Nõukogude kodanikud, kes on siin oma inimeste vastu tulnud, on ju. Eks nende nimed on ju teada ja aadressid on teada ja nad on võimalik skaneerida igalt poolt maailmast ka välja. Seekord tavapäraselt ikkagi tervitame, me midagi siia alla paneme teile. Mõelge, me kunagi neid lugusid siia alla ei pane niisama, vaid neil on alati mingi mõte või mingisugune varjatud sõnum. Aga kui me selle kõik lahti räägiksime, siis ei oleks enam põnev ja võib-olla neid inimesi, kes kõik tuleb neile ära nämmutada, võib-olla see polegi nii vahva, et võib-olla on vahvamad natuke need, kes mõtlevad kaasa ja kui jääb ebaselgeks, siis küsivad. Nii et kui me ei kohtu enne, eks me ikka kohtu ja osad näevad meid 6. juulil. Ma arvan, et läheks seekord reisile kuskile Pärnu näiteks. Just, Pärnu on Nitsa mõõdu täiesti välja ja seal on palju asju, palme ei ole, aga palmid on ka Nitsas kunstlikult toodud, need ei kasva seal iseenesest. Ja siis seekord, et soovime ilusat suve ja me loodame, et olete meid mujal ka näinud ja kohtume millalgi veel, et kes ei tule meid 6. vaatama Pärnusse, siis see vaatab meie saateid ja ühel päeval võtab südame rindu ja siis kohtume sügisel, jah, kui enne. Kui on midagi tähtsat loomulikult, siis me tuleme eetrisse ka varem. Nii et tervitame ja loodame peatset kohtumist.